Olen Jaan Kraav, olen Tarmekas Spoonis tootmisdirektor. Arendusmaratonile läksime sellise probleemiga, et meie treiliin ei oska praegu spooni ise lõigata õigest kohast. Ehk siis meil läheb kõik spoon lõigatakse täpselt ühe laiuseks materjaliks, läheb ta ühte pakki, aga kvaliteedi tõstmise nimel ja parema kuivati täitumise nimel ja siis ka parema toodangu mahu pärast on vaja seda sorteerida kuidagi. Tehisintellekt lahendab seda probleemi selliselt, et ta tuvastab kõik defektid, augud, oksad, lõhed, ülekatted, sellised asjad ja siis vastavalt kriteeriumitele siis ta ütleb, mis kvaliteet see on ja annab giljotiinile korralduse, kust tuleb lõigata. Tehniliselt on see üles ehitatud niimoodi, et täna me paigaldame viimaseid ja seadistame viimast hetki veel kaameraid, mis hakkab siis meie spooni üles filmima, kust inimene esialgu hakkab AI-d õpetama, kust kohas, mis defekt on ja hiljem siis ka töö käigus saab siis AI ennast alati parandada ja juurde õppida asju, et milline see üks oks on või see lõhe, mida ta peab tuvastama on, et suudaks leida nende spooni pealt üles. Meie ettevõttele on päris laialdane mõju, see annab meile võimaluse treilini natukene modifitseerides spooni hakata sorteerima, siis teisalt me saame teada täpselt, mis kvaliteet meil välja tuli sealt, mis spooni meil tuli välja. Selle projekti mõju on treilini järgnevatele liinidele on kusagil kuni 15% toodangu kasvu, sellepärast et me ei kuivata rämpsu enam. Tehisintellekti vaates on see, et treilini projekti paneme kõigepealt käima ja edasi on veel Liinestiga üks projekt meil käsil, kus me hakkame sorteerima meie lõpptoodangut, mida praegu tehakse täiesti käsitsi. Tehnopoli AI programm tõi meile kasu see, et esiteks me saime grandi tegelikult ja teiseks mina isiklikult sain endale väga hea mentori.